puuduta mind oma tulise palgega, nii et on ilus ja valus. Mul lõi praegu täitsa juhtme kokku. Tere tulemast Puuduta mind saatesse. Armas rahvas. Tahtsime hakata rääkima valgusest ja ilust ja ripsmete panemisest. Aga tulid väiksed kurvad noodid ikkagi. Tere tulemast, Adeleene Amarüllis, ütles Neeti. Ja valguse ema. Ja tõesti nagu kujutasime ette, et hakkame siis rääkima sellest, no ma ei tea, kas uuest maailmast või teistsugustest lastest, indigo lastest. Ei, indigo lapsed on juba ammu. Möödanik. Ja nüüd on uued valguse lapsed. Valguse lapsed. Ja kõigest sellest. Ja siis ikkagi tuli selline väike selline tõrvatilk meie potti. Räägime selle kohe ära, sest siis me saame hea peale. See sama kild, mis me enam mainisin. Jah, ja tuli väike tõrvatilk meie potti. No mis see siis nüüd tähendab? Et me räägime siis nagu inimkonna liikumisest praeguses etapis ikkagi. Meil on palju nagu sündmused ees, mis mõjutavad tervet inimkonda siis maal. Ja kui kõrgemas plaanis nagu neid vaadata, siis tegelikult on need ju ikkagi inimeste äratamiseks, aga hästi tugevalt magavat inimest siis raputab ja äratab siis korraks selline, no ütleme siis mitte kannatus, aga sellised kogemused siis, mis lihtsalt sunnivad teda ärkama ja silmi avama. Ja see on lühiajaliselt, see on mõned aastad ja siis peale seda hakkab nagu hästi kergemaks minema inimestel. Aga see on tulekul veel või? See on tulekul jah, korraks üks selline laine, et tegelikult see ei ole midagi uut, mis ma räägin sellepärast, et kui vaadata ka minevikku, mis on toimunud enne, siis inimkond ongi niimoodi oma ärkamistega ja siis korraks nagu jälle rüselema hakkamistega on teinud sellised üles ja alla kõikumisi. Et täiesti võib graafe teha, et teadlased on tegelikult isegi teinud Venemaal on teinud graafe, nad on jälginud, mismoodi siis inimeste ärkamine ja selline nagu jälle natuke sõtta kiskumine, kuidas see on nagu joondunud ja et hästi palju räägitakse kuldaajastust, maailmas hästi suured kanalid, kõik räägivad kuldaajastust, mis tuleb seal 2023, 2032, hästi erinevad aastad on. Siis need on nüüd kõik, see on tulevik, tõesti see on tulevik, aga enne seda on vaja ju nii palju struktuure muuta süsteemis, nii palju on inimestel vaja prügimustrid endast välja lasta, sellist vana teenimatut energeetikat, mida ei saa võtta kaasa uude ruumikihti, kus peaks ju valitsema selline helgem energia ja kord. Et on väga palju vabaks aja lasta ja siis on lihtsalt mingid sündmused. Kuigi kui Eestist rääkida, siis me oleme hästi mõnes mõttes õnnistatud kohas. Ma ei räägi sellest, mis on olnud minevikus, et meid on väga paljud rahvad üle käinud. Need riike nii palju, kus on üle käinud, vaid Eesti siiski jääb esialgu igasugustest sellistest globaalsetest sündmustest nagu natuke tagaplaanile, vähemalt esialgu. No kuule, aga meil ju oli ära see suur kärakas koroona näol, et kas see on see oli algus, jah, see oli siiski algus veel, aga et tuleb veel õudsav pauku ja ma kukun kohe pikali praegu. Ma ütleks niimoodi positiivses toonis, et ega meid ei üllatata millegi uuega. Kõik, mis on ennem olnud, seda tehakse nagu uuesti, et inimloom on nii huvitav, sest et ta unustab nagu ajalugu. Tegelikult ei ole mitte midagi uut ju. Aga sõjad ei ole uued. Ma tahangi öelda, kas siis sõda on siis ainuke, mis ma veel näen? Nad ei lähe sõtta, füüsilist sõtta ei lähe, seekord ei lähe. Seda ma ütlen täiesti kindlalt. Aga otsitakse mingeid muid viise, siis mismoodi inimesi oma mugavustsoonist välja raputada. Ja eks see natukene paneb proovile, mitte natuke. Ükskõik, mis on ees, koroona, COVID 2020, mis iganes on tulemas, et need kõik tegelikult ju panevad proovile enda sisemist usku ja teadmist, kes sa oled, kui tsentrisse sa jääd. Ja kui inimesel on tendents väga kiiresti minna laperdama võõraste energiate ja võõraste väljast poolt tulevate stiimulite peale, siis tal ongi keeruline. Aga meie enda rahvus tegelikult, kes me oleme siin põhjamaalased ja nii, meid on juba nii palju rasitud tegelikult, et ma arvan, et me jääme nagu tsentrisse, et siiski on rohkem nagu sellised väga suured riigid, mida ma hetkele nimetaks, need on nagu mängulaual. Ja aga tegelikult me tulin teistel põhjustel siiaga läks lappama. Mina ütlen siin jõu kohta iga Amarüllis, sellepärast, et see on nii, nagu mind on vaimselt nii-öelda siis õnnistatud selle nimega siis mu õpetaja poolt.
et ise endale nagu nime võtta ei saa, et ei ole tavaks. Mina kutsusin su siia, et me saaksime rääkida neist uue ajastu lastest, neist valguslastest ja sina oled, noh, sind ju siis võib nimetada valgusemaks, nagu Anu sind nimetaski. Nii armas. Nii armas. Et sul on endal 3 last ja kas need kõik ongi valguse teemadel üle, kohe energia muutus, ma tunnen. Ja minu lugu on tõesti nii, et need uue ajastu lapsed, kes praegu sünnivad, ma isegi nimetaks neid uusima energiaga lasteks, sest et uue ajastu laste põlvkond ju algas Indigodest seal 1970, 1980. Et see generatsioon on juba ammu täiskasvanud, tegelikult vikerkaarelapsed ka on ammu juba täiskasvanud noored ja kristallilapsed ka on ju tegelikult minevik, need aastal 2000 sündinud lapsed, need on ju täitsa suured lapsed juba tegelikult praegu, need on noored, need on meie noored, tundlikud noored. Siis oli vahepeal oli selline üleminekuetapp enne 2012. aastat ja peale seda on siis hakanud hästi peenete energiatega lapsed sündima. Ja siis me nimetamegi neid uusima energiaga lasteks, sest et nende võnkesagedus on oluliselt kõrgemal, kui on siis esimese põlvkonna uue aasta lastel. Okay. Aga mida nad teevad või kuidas sa beebina juba, sa tegelikult oled ju öelnud, et mitte igaüks, mitte iga laps, kes sünnib, noh, muidu loll on muidugi beebis. Veel mitte, jah. Niimoodi eristada üksteisest, aga ma saan sellest kasvõrdes aru, et ma tunnen ka, kui inimesed nagu mõtlevad, et noh, mis me siin eristama, tegelikult ei ole asja mõte eristada, vaid ongi, et vanemad ise tahavad paremini mõista. Suure valguskehaga lapsed, valguslapsed siis, kus on see nimetus tulnud, et kui me oma õpetajaga seda arutasime tookord ammu aastaid tagasi, et nii huvitava energiaga lapsed, et need ei lähe sinna kristallide hulka ja nagu vikerkaarte hulka nii-öelda, siis nii-öelda vikerkaare kristallid. Et siis me vaatasime, et nad helendavad hästi intensiivselt, kui vaadata peenenergeetselt, need tõesti helendavad. Ja see tähendab seda, et neil on sünnissaadik siis nende füüsilisse kehasse. Sünnissaadik on siis kehastunud hästi suures intensiivsuses valguskeha, vaimukeha ja vaimkeha siis. Ja ta on erakordselt suur. Iga inimese vaim on muidu hästi suur, et keegi valesti aru saaks, et meil on nii-öelda oma kõrgem mina, mis on hästi suure kõrgema teadusega. Aga need lapsed siis suudavad integreerida oma kehasse, mis on seal teistsuguse DNA ahelaga ja teistsuguste omadustega, suudavad integreerida suuremal hulgal siis valgusteadvust. Ja see on hästi lihtsustatult selgitades siis. Ja seetõttu nad ongi energeetiliselt väga suure valguskehaga, suurema valgusteadusega, nad on rohkem kohal, nad on teadlikumad sünnissaadik, nende potentsiaal enamasti ei sulge, nad on hästi kõrge potentsiaali platvormiga, mis tähendab seda, et sünnissaadik on ta juba sellel tasemel näiteks, mida on võib-olla mõni vanema ja spirituaalsusele pühendunud inimene 20 aastat teinud. Et niimoodi see evolutsioon toimubki, kusjuures vaimne evolutsioon inimestega. Et lapsevanem tegeleb endaga ja siis ta annab nii-öelda parema platvormi veelgi sellisemale nagu peenemale siis nii-öelda vaimolendile kehastumiseks. Ühesõnaga, keegi teine ei saagi teada, et kas on tegemist valguslapsega või siis tavalise lapsega, kui sina pead tulema kohale ja vaatama, et ta nüüd helendab. Küsige, siis ma tean öelda. Aga kuidas inimene ei ole, sellest ma sain aru, kuidas sa aru saad üldse? Ma räägin jah, nagu energeetisest poolest küll, et mis ta tähendab, et ta on valguslaps, aga tegelikult lapsevanemad ei pea selleks olema ise nägijad, et ära tuvastada siis, kes kasvab neil. Naljakas öelda ära tuvastada. Valideerime. Kusjuures nii huvitav, vanemad ise tahavad küll kogu aeg teada saada, kes neil on kodus. Aga on seal mingi eripärad? On küll, on tunnused, on täiesti kindlad tunnused, mida ma olen jälginud aastate jooksul oma praktikas. Täiesti käitumuslikud on need, on konkreetsed sellised mustrid, mis on hästi sarnased siis uue aasta lastele. Ja ma sinna oma raamatis ka kirjutan, täitsa tõmban lõhki kõik nagu risti-rästi, et mis on, kuidas ja seal on meil oma nagu
nii-öelda joon läheb, et kes on siis sündinud meistrid, kes hakkavad inimestega tegelema, siis on veel hästi huvitav grupp on sündinud nägijad, kes on terve elu siis sellise nägemise rolliga, hakkavad ka inimestega tegelikult tegelema. Aga kui rääkida põhitunnustest, näiteks ma võiksingi välja tuua 5 hästi tugevat põhitunnust. Nüüd lapse poolelt vaadelduna, siis kui lapsevanem jälgib oma last, on ikkagi, näiteks on sünnist saadik on neil lastel väga tugev ja selline hästi kiire reageerimine ümbritsevatele energiatele. Nii, esimene tunnus ongi, nad reageerivad ümbritsevate energiatele, mis tähendabki seda, et nende laste unerütm on teistsugune. Tihti need lapsed kogevad paraku ka sellist unepaanikat, kuna nad reageerivad ruumi tulnud energiatele. Hästi intensiivselt, et kui keegi kohe see mingi vaim tuleb, ongi nii, kui vaim tuleb ruumi, siis laps reageerib sellele. Või kui tuleb lapsevanem paha tujuga koju, ütlen hästi lihtsasti, seal on hästi tusase tujuga, ta ei ole võib-olla nii kõrges võnkesageduses, võib-olla kannab kellegi mõjutustel kaasas, laps kohe reageerib. Väikesed lapsed hakkavad nutma, jonnima, aga vanemad lapsed, kui nad veel ei oska ära eristada enda emotsioone või enda tundeid, siis nii-öelda lapsevanemate omast või teistest ruumis viibijatest, siis nad hakkavad natuke pahuralt käituma või annavad märku, et midagi on valesti. Ja väga vanemad lapsed, siis nemad juba oskavad nagu rääkida, et midagi on teisiti. Nad reageerivad, kuna nad on ülitundlikud, see tähendab sensitiivsust peenenergiate suhtes, siis nad reageerivad ümbritsevatele energiatele väga lärmakalt ja seda lapsevanemad märkavad. Sest et see teeb need lapsed nõudlikumaks. Nad on nõudlikud lapsed. Ja nad on nõudlikud, nad valivad väga keskkonda, nad valivad isikud ümberringi. Hästi paljud vanemad on öelnud, et mis siin mingi jama on, et ma lähen oma titega kuskile suurele peole või mitte tegelikult suurele peole, kuskile kellegi grupi koos viibimisele ja ta ei saa seal olla koos, et laps hakkab niimoodi protesteerima, et ta lihtsalt peab ära minema, kuniks on seal mingisugune 15–25 meetrit juba eemaldatud ja siis laps hakkab rahunema. Ja noh, seal sõltub nende inimeste mõtetest, energeetikast, kõigest ja see distsiplineerib tegelikult vanemaid ka, nad muutuvad teadlikumaks, nad hakkavad jälgima, et mis nüüd toimub, miks äkki laps niimoodi reageeris. Aga nad ongi hästi kõvad reageerijad on. Kui sul on endal 3 last sellist, et kuidas nendega nagu toime tuled? Alguses oli keeruline, aga lapsed kasvatavad ja õpetavad ja kui on lapsevanemal omal valmisolek, siis saab, siis on selline nagu harjumuse teekond, aga alguses võib küll lapsevanematel keeruline olla, sest et see tähendab väga paljude vanade harjumuste ja mustrite uuendamist, ümberkujundamist, see tähendab iseenda õpetamist ja kasvatamist lapse kõrval, kes on nii teadlik, nii avatud. Tihti ka väga avatud nägemise, tajumismeeltega ja need intuitiivsed lapsed äratavad ka vanemad, mis tähendab omakorda, et ka lapse vanemad muutuvad intuitiivsemaks ja võivad seal nägema hakata igasuguseid asju, siis nad peavad veel omakorda endaga tegelema, et vähe sellest, et on nagu siis laps, kes vajab nii-öelda hoidmist ja suunitlemist, siis ta hakkab tegelema ka iseendaga. Aga tavaliselt on nendel lapsevanematel endal ikkagi juba ülalt poolt enne siia sündimist tehtud hingelised kokkulepped. Seda ma tahtsingi küsida, et kas ikka vanemad peavad ka midagi olema nagu teistmoodi? On küll, vähemalt üks vanem on alati eeldusega. Ma olen vaatanud jah, sükene huvitav nagu seos. Et nii, ma ei taha praegu niimoodi lihtsalt öelda võib-olla, aga nagu tavaperekonda täitsa ikka ei sünni selline laps või võib sündida? Vot Anu jah, see on hästi huvitav, et on sellised suundasid, kes räägivad, et kõik lapsed maal 100% on siis nagu intuitiivsed ülivõimetega lapsed. Ja tegelikult, kui vaadata, veel ei ole, sest et nad valivad perekonda, perekonna teadlikkust. Ma räägin siis tõesti nagu väga-väga kõrge teadlikkusega, väga riskantsete missioonidega laste, vaimudes siis. Ja siis nad vaatavad küll, et no tegelikult nii ongi. Vaatavadki niimoodi, siin on see ema, hakkab ärkama, hästi suur potentsiaal. Kui on väga avatud ja sellise palju lubava potentsiaaliga paar, siis nendele võib lausa järjekord tekkida laste hingedest. Ja siis samas, ma ütlen kohe, siin on kõrval riigid, kus on nii tugevad süsteemipoolsed korraldused, et sinna läheb veel aastaid, enne kui hakkavad nii erinevad lapsed sündima julgemalt.
massidena, nad tulevad gruppidena, riikidesse tulevad gruppidena ja sellepärast on hästi raske öelda aastaarvu niimoodi staatiliselt, sest et ta on riigiti ja nagu geograafiliselt on ta erinev. Lisaks sõltub veel pere enda mikromudelist siis kõik see teadlikkus, mis on ja kui on väga raamistikuga, väga duaalne riik, näiteks väga religioosne, kus sa pead lihtsalt jälgima neid ühiskondlikke tavasid hästi tugevalt, sa ei saa erineda nii palju, siis nad, ma ei tea, et praegu veel sinna nii massidena kehastuksid. On mõned üksikus, kes lähevad niimoodi nagu teed tegema või teevad sellised kanalid nagu ette. Aga tavaliselt ma olen täitsa uurinud, ma olen täiesti vaatanud näiteks, kui on mingid Araabia maad või mingid Süüriad hästi tugevad need islamiriigid, siis seal on, nad lähevad nagu revolutsionääriks ja siis nad ei saa nagu nad ei saa elada niimoodi vaikselt, nad lähevad nagu teed tegema. Et aga meie nii-öelda Skandinaavia maad on väga hea koht, kuhu sündida, sest et siin enam ei tegele pered ellujäämistasandil siis toidu otsimisega ja et kõik need baasvajadused on täidetud ja siis hakkab inimene otsima selliseid nagu kõrgemaid tõdesid ja vaimsuseid, hakkab tegelema endaga, hakkab mediteerima, hakkab looduses käima rohkem, hakkab otsima sügavamat tõde, et see on nüüd märk, et ta liigub nagu uuele tasandile ja siis sellised perekonnad ja sellised paarid on siis väga hea soodne keskkond, kuhu saab siis ka kõrgema teadlikkusega hing nii-öelda sündida lapsena. No aga laps nüüd valib välja toreda perekonna, toredad vanemad, aga ema teeb aborti, mis siis saab? Siis ta võtab järgmise. Ta võtab kas uuesti võtab korra, seal on kohe ma korra uurin korra, ma tean niisuguseid lugusid ka, kus on hästi pürginud laps ja siis ema ei olnud valmis ja kas on iseeneslik abort või on tehtud, siis on olnud nii, et kas võtab uuesti ema energia välja ja ootab siis soodsamat hetke, kas soodsam hetk tähendab ema valmisoleku põhiselt siis nagu paremat energia akent, kuigi sealt sõltub hästi palju, miks ema tegi abordi. Kas see oli kellegi mõjutusel, et keegi korraks nagu perekonnas suguvõsas lihtsalt mõjutas ja siis tegelikult ema väga tahtis last saada, nüüd ta ikkagi plaanib uuesti saada, siis kindlasti jääb see laps energia välja ja proovib saada uuesti sündimisvõimalust ja võib isegi päris pikalt olla. Kohe nad ära ei lähe. Aga kui on hästi tugevalt kõhklused emal ja ta tegelikult ei taha last või oli seal kuidagi näiteks laps kasutas võimalust, tähendab lapse hing kasutas võimalust, et viljastunud embrüosse siis lõimuda ja võib-olla ei olnudki plaanitud laps ja siis tegi ema abordi, siis ta võib küll otsida nagu kindlamat perekonda. Hästi erinev on see. Ma tahaks, kunstlik viljastamine on ju ka praegu nii popp. Kas sellel on mingit tähtsust või ei ole? Sest need inimesed ju väga tahavad last. Tahavad küll. Ma tean täiesti on hästi tugeva laviinina on läinud inimesed kunstliku viljastamise teele. Kas on hea või halb? Olen uurinud seda täiesti põhjuseid. Seal on ühed hästi tugevad energeetilised tagapõhjused. Seal on segamist. Tegelikult on segamist hästi palju. Etelikust maailmast. Kas ma võin nüüd siin avalikult rääkida neid asju, aga on küll segamisi eterikust maailmast, astraalkehadega tehakse igasuguseid asju ja igasuguseid asju. Ja tegelikult võib olla küll nii, et vanemad väga tahavad last saada, aga on mingid väljakutsed. Ja siis tegelikult on nii, et minu poole pöördutud väga omajagu kunstliku viljastamise eel olevaid naisi, kellel on juba pandud seal juba kuupäevad paika. Kui teha hästi tugev kehatasandi puhastus, mis ei ole siin mingisugune 3 päeva mingi toortoit või mingi 7 päeva ainult seal, vaid niimoodi, et tõesti viiakse keha hästi tugevale puhastusrežiimile, siis ma täitsa omast praktikast tean, et keha viib rakutasandil välja hästi palju häirivaid tegureid, mis takistavad loomulikku viljastamist. Ja keha läheb nii tugevale puhastusrežiimile, tihti isegi kasutatakse paastu selleks, et need on vanad võtted, tegelikult ei ole see midagi uut. Ja siis lähevad sellised segajad ja mõjutajad lähevad siis rakutasandil välja, isegi kui seal midagi on. Ja tegelikult see mõjub hästi kehale ka, sest et meie keha on hästi tugevalt plastmassi täis, plastmassi osiseid ja igasugused sellised mürke, mis ei meeldi sellele puhtale lapsele, ma ütlen puhas laps, sest et nad ei taha prügikasti kehastuda. See on hästi huvitav, et väga kõrge võnkesagedusega hinged, nad ei tule põrgukolletesse püherdama.
Ühesõnaga, nad ei tule vanematele, kes söövad päevast läbi peekonit ja kartuliklõpse Coca-Colat. Kusjuures isegi, ma ei tea, kas see peekon nende jaoks probleem on, aga ütleme seal päris tõsised äärmuslikud pered, et see on tõsi, see on päris nagu tõsialane fakt, et kui on selline väga, nendel laste, ütleme siis laste hinged, kuigi tegelikult need on ju vaimolendid, need on valguskehad, hästi võimekad, nad võivad olla kuskilt maal eksisteerinud kõrgtsivilisatsioonidest või on kuskilt mujalt galaktilisest kõrgtsivilisatsioonist. Nendel on sellised oma välja teenitud sellised, ei taha öelda nagu staatust, muidu mõni hakkab arvama, ma räägin nagu hierarhiast, aga ütleme nii, et väga tugev meister, ta valib aastat, ta valib seda inimkonna ärkamise hetke, millal ta tahab tulla ja kui me veel endiselt siin rüseleme maa peal ja 11 nii-öelda tapleme, siis ta ütleb, et ma pigem tulen siis, kui aeg on küps. Et tema jaoks aastad ei loe, ta niimoodi vaatabki ülalt alla. Täpselt nii see ongi. Praegu ei ole veel aeg küps, minu jaoks ei ole aeg olemas nii-öelda kosmiliselt, et seal oodata kas 2 aastat või 8 aastat, kuni ema enda keha puhastamisega tegeleb või ärkab või seal natukene mingid kogemused ära lõpetab, mis pole üldse tema jaoks seal kellegagi suhtes olemisel või seal kellegi mõju all olles, et ma ootan, kuni ta on valmis ja siis ma tulen. Et nad ikkagi sellised päris prügikasti ei tule. Ühesõnaga, et ei ole vaja karta, et ta sünnib nagu valesse perekonda, mingi alkohoolikute perekonda ja ta ei saa oma potentsiaali rakendada, siis hästi huvitav küsimus. Ma juba vaatasin seda nagu enne ka nii hästi huvitav pilguga, kui sa mult küsisid selle, et tegelikult nad ei saa nagu otseselt valesse perre kehastuda. Sellist asja ei ole nende jaoks olemas. Ma uurisin seda spetsiaalselt selle küsimuse tarbeks. Aga mis võib juhtuda? Nende jaoks ei ole nagu õiget valet olemas, aga nende jaoks on olemas kogemus, mis võib olla vähem meeldivam. Ja siis nad riskivad. Ainuke asi, mida nad tegelikult teha tõesti võivad, on nagu risk siis maise perekonna saatuse või käekäigu suhtes. Aga see selleks, mis võib juhtuda päris valesse perre, nad ei kehastu. Aga mis võib juhtuda, on see, et nad hindavad näiteks kuna inimkond üldse terviklikult praegu ärkab, siis ka üksiktasandil ärgatakse hästi tugevalt, mõni rohkem, mõni üleöö, mõni seal võtab aega. Ja siis nad hindavad ära oma tulevase ema ja isa sellise nagu ärkamise potentsiaali. Nad vaatavad, et nii, et selle naise mustrite järgi see ajaliin on väga tõenäoline, kus ta seal 4 aasta pärast lõpetab ära näiteks need kahjulikud elumustrid, liigub täiesti sinna teekonda, avastab oma missiooni, tal tuleb meelde, kes ta päriselt on. Nad hindavad ära sellise potentsiaali ja siis võib juhtuda nii, et hästi, ja naine ise võib-olla soovib ka hästi tugevalt uue aasta last. Ja siis ta saab, siis see signaal läheb niimoodi ülesse ja tegelikult see ongi nii, läheb nagu välja siit maa atmosfäärist, meie energiaruumidest läheb välja ja siis saavad sealt need hingegrupis saab siis see signaal jõuab sinna, nad saavad seal kätte ja siis tehakse võib-olla seal vahepeal mingid uued kokkulepped ümber, et võib-olla pidi keegi teine üldse sündima, nüüd sünnib sealt näiteks hästi kõrge vankasagedusega vaimuolemus ja siis, kui ta kehastub sinna perre ja oletame, et nad vaatasid selle ema valmidust sellel hetkel, kus ta hästi tugevalt tundis ennast sellist suurust, siis ta riskib sellega, et kas ema päriselt ka seda teed läheb. Ja siis risk ongi see, et ju vaba tahte alused võivad tekkida nii-öelda kõrvale kaldad meie oma valikutes. Ja võib-olla ei lähegi kõik asjad nii, nagu see ema unistas või nemad vaatasid seda võimalikku tulevikutsenaariumit, sest et tulevik ei ole kunagi kivisse raiutud. See on tõenäosuste ruum. Nii et ma loodan, et ma selgitasin arusaadavalt, et kus see risk võib tekkida. Aga surrogaatemad? Meil on ju muutunud maailma nii tohutult muutunud. Samasoolised tahavad ju ka lapsi, eks ole. Nüüd nad võtavad selleks surrogaatema. Ei, aga kas sinna ei hakka sellistesse peredes, et kas kunstliku viljastamisega, tegelikult sellele sa ju ei vastanud, et kui... Kas nad üldse lähevad? Jaa, ma pidin jõudma sinna kunstliku viljastamisega. No siis on surrogaat on sama enam-vähem. Kunstliku viljastamisega on nii jõuab ikka, aga ma tean, et siis tuleb teha väga tugevat toetust, et see kunstlik viljastamine, mis ta on ju oma olemuselt, et see viljastamine leia aset ju naise loomulikus kehas. Ja embrüo moodustamise moment on hästi tähtis. Sellel hetkel kirjutatakse 2 siis tundekompleksi ema-isa poolt ja kehamaterjali poolt siis täiesti uus 3. materjal, sellega koos ka uued koodid, uued programmid nii-öelda eluks toimimiseks, ma nimetan neid programmideks. Ja nüüd, kui on kunstlik viljastamine, siis lihtsalt peab seal energiatööd tegema, võiks teha energeetilist toetust, väga teadlikku toetust.
et saaks viljastumine aset leida mõjutusteta puhtalt. Ja tehaksegi kusjuures. Ma tean täitsa ühte energiatöölist, kes läks naisele sinna ruumi toetama, sest et olid ühed energiad ruumis, kes tahtsid nii-öelda ligi saada. Päriselt? Ja et noh, inimkeha on hästi atraktiivne avatar. Oota, aga mis nad siis tahtsid oma lapsukest? Ilmselt nad tahtsid oma ühte, kusjuures ongi oma nii-öelda energiakomplekse siis nii-aga integreerida siis sinna kehasse. Et see on reaalne. Saab küll panna nii-öelda mõjutavaid energiaid siis nii-öelda teise inimese kehasse integreerida. See ei ole midagi uut, see isegi päris tugevad sellised nagu... Kuule, aga siis see tähendab seda, et meil ikkagi sünnib mingisuguseid teemonlikke olendeid ka siia ilma või? Aga ma tegelikult sellest täna üldse räägiks. Sirja, ma ei ütleks nagu teemonlik, aga huvitav, ma just eile mõtlesin, et ma pean ühe loengu välja kuulutama, kus ma räägin nagu uue aasta lastest, mis praegu toimub. Et just praegu, mis on just praegu. Ja nüüd sa küsib mu käest sellist küsimust, see pole nagu juhus. Tegelikult on ju nii, et inimene on oma olemuselt kosmiline rass, kes sisaldab väga paljude erinevate siis maaväliste energia osiseid. Sellepärast me võikski nimetada, et kõik inimesed on ju tähe inimesed nii-öelda planetaarselt on ju, nad on kuskilt mingi päritolu, nad on segu. Ja selles projektis on osalenud hästi paljud erinevad energiavormid. Ma valin sõnuliselt hästi lihtsustatult rääkida. Ja eks ole nagu erinevad rassid ju huvitatud siis nii-öelda enda energeetika taseme tõstmisest läbi inimkehast, et inimkeha on väga tähtis keha, läbi inimkeha saab teha hästi tugevat tõusu kuni absoluudini välja. Ja siis absoluut on siis Jumal või? Tema absoluut on esimene allikas, esimene valgusteadus, millest on loodud kõik. Mitte ainult valgus, vaid ka antimateeria ja see vastandpool nii-öelda. Nii et absoluudini saab siis välja teha tõusu. Aga tulles tagasi valguslaste juurde, siis nemad tegelikult ongi tulnud siia, et õpetada siis tuletada meelde meie praegustele inimestele, kes me tegelikult oleme oma olemuselt ja et me teeksime selle nii-öelda tõusu ära, ärkamise, kollektiivse ärkamise. Aga kas me oleme ära unustanud selle siis või? Jaa. Praegune inimrass on väga tugevat mälu, kosmilise mälu kustutatud siis nii-öelda tunnustega. Et meil on tegelikult ju mälu ja teadmised, mis ulatuvad väljaspoole meie siinset kehastust. Ma nimetan seda kosmiliseks mäluks. Sa mõtled siis kohe... Ta on tegelikult vaimumälu, vaimu kehastuste mälu, vaim on kehastunud väga paljudes erinevates kohtades. See maailm on siin sugugi ainus. Ja kusjuures rääkides uue aasta lastest, siis nendel on see mälu sünnist saadik aktiivne lahtine. Mis tähendab seda, nad võivad rääkida väga eredalt enda kogemusi enne sündi, seda, kuidas nad olid emaga õhus ja seda, kus nad olid enne, kui nad üldse emaga õhtu jõudsid. Nagu sul üks laps, kõige vanem laps on 5-aastane, kas on sulle rääkinud? Minu laps on rääkinud ja on teiste vanemate lapsed ka rääkinud hästi palju. Ja see on nüüd küll see koht, kus ma ütleksin, see on järgmine tunnus siis tegelikult, et kui me räägime valguslaste tunnustest, siis nad räägivad enda ea kohaselt mitte tüüpilisi teadmisi, nad väljendavad selliseid ebastandardseid teadmisi, mis on tegelikult omased väga küpsatele, väga vaimselt avardunud, ütleks täiskasvanutele näiteks meie maailmas. Ja ega nad kogu aeg seda räägi. Nad on ikkagi lapsed, nagu lapsed ikka jooksevad ringi ja seal mängivad, aga neil tuleb üks hetk selline nagu vaimutunne tuleb peale ja siis lapse olemus muutub ja siis ta ütleb näiteks ja räägib ära. Ja siis see on see koht, kus saab vanem nagu kõneleda lapsega ja küsida, sest et hästi paljudel vanematel on kõhklused. Nad kahtlevad, kas ikka mu laps on uusim energiaga laps, aga võib-olla isegi jälgi, märka, mida kodus laps räägib. Ja kui siis laps seda teadmist väljendab, siis see on väga hea koht lapsega dialoogi pidada ja siis võib teada saada väga huvitav fakte. Ja see on tavaliselt ka see koht, kus lapse vanem saab siis iseennast arendades, et saab kindlustunnet nii-öelda
nagu väga paljude asjade suhtes, et kui ikkagi laps ütleb, et ema, sa panid mind peale sündimist helesinisesse tekki, kus olid mõmmikaru pildid peal ja see laps ei ole kindlalt näinud fotot või ei ole tehtud fotot ja see laps kirjeldab siis sündmuseid, mis olid sünnitusjärgselt emaga, siis selle emal ei jää mitte midagi muud üle kui uskuda seda. No ei saa olla ju nagu tugevamat fakti, mis siis kinnitab ju nagu reaalselt juhtunud sündmuseid. Ja niimoodi siis õpibki siis lapsevanemate paar seda valmisolekut ja sellist avatust nagu liikumist lapsega kaasas, kui neil on see avatus olemas. Sa räägid kogu aeg vaata emast, et laps vaatab just ema, et kui oluline see isa tegelikult vaatab ka. Et kuna ma olen ise ema, siis ma räägin nii enda nagu rollist lähtuvalt, aga tegelikult isaga on seal isegi lepingud ja kokkulepped tehtud lausa mingitel andmetel 7 aastat ja ma tunnen, et see on tõsi. On küll kuni 7 aastat tehakse isa poolega lepingud ennem ette, hingetasandi lepingud. Miks on ema hästi tähtis? Isaga ei jää maha sellest ärkamisest, aga ema on hästi tähtis sellepärast, et ema on see, kes hakkab kandma seda last 9 kuud enda sees ja tema platvorm lihtsalt peab olema oma häälestusega selline, et ta vastab siis sellele lapse kandmisele, mis tähendab väga paljude mustrite vabaks andmist, mis iganes traumad on tulnud, kõik tuleb ära lahendada. Et see ei ole enam see koht, kus hakata seal mingit kaigast vedama või olema selle ohvri rollis või midagi, need asjad tuleb ära lahendada ja siis antakse see 9-kuuline periood hästi tugevalt, kus tegelikult tulebki emast kõik välja. Aga läheb mõni aeg mööda peale lapse sündi, kus laps hakkab rohkem kandma enda energiat enda kehas, mitte ta ei ole nii-öelda ema energia väljas rohkem. Kuigi see side jääb hästi tugevalt seotuks küll seal 3-7 aastat, ta ikkagi liigub rohkem enda energiaruumi ja siis saab ka isa mõjutatud. Ja ma tean täiesti peresid, kus ema uskus, ta oli avatud, ta teadis, et näiteks eterlik maailm eksisteerib, paralleelruumis võivad siin kuulata meid valgusolendeid või mingid hinged. Isa ei uskunud, aga lapsed tegid selgeks talle, et see on olemas ja ka täiesti lukustunud potentsiaaliga isa lihtsalt hakkas nägema üks hetk. Nagu ja eterlike. Ma tegelikult ei nimeta selgelt nägemiseks, selgelt nägemine pole midagi nii selge, et sa saad mingi pildi ja siis nuputad seda seal tükk aega, aga ta hakkas nägema eterlikku maailma ja ta võttis alguses aega, et sellega toime tulla. See võib ju päris hirmutama. See alguses võib. Päris creepy, kus oled täiesti nagu... Ja ratsionalist sa ei tea sellest maailmast mitte midagi ja siis on küll. Siis on küll pauguga lõpetada. On küll. Abielu lahutusega. Tegelikult Anu ei tee nalja, psüühika peab hästi valmis olema. Seal on hästi mitu aspekti, et kas see perekond on üksi, on ta kuskil omaette, siis nad on täiesti omapäi. Tean sellised ka, kellel läks selline hullumaja lahti kodus, seal tekkisid portaalid ja asjad, aga nad jõudsid lõpuks nagu kogukonnani. No kuigi me võime nimeta seda tinglikult kogukonnaks, et Eestis ikkagi moodustavad inimesed juba mingit sellist nagu ühtsat, sellist nagu koos olemist, et juba on mingid kohad ja kanalid, kus jagatakse teavet. Kui jõutakse sinna kanalisse või sinna teabeallikani, siis on juba lihtne. Siis sa näed, et sa pole enam üksi. Aga tõesti on küll nii, Anu, ma tean täitsa peresid, kes ei saanud alguses üldse aru, mis neil toimub, et mänguasjad hakkavad ühesõnaga mängima, asjad liiguvad. Ema hakkas nägema, isa hakkas hiljem nägema, aga siis on hästi hea alati, kui on keegi väga tugev, juba teadlik inimene kõrval. See teekond läheb palju ladusamalt ja siis nad saab sellest hirmutsoonist saab välja. Aga hirm on ka selline, ma olen vaatanud, on perekondasid, kes ei karda üldse. Nendel nii, et andke andi, ma tahan näha ja ma tahan õppida, ma tahan minna. Huvitav on see, et ma isegi vaatan tänapäeva noorte pealt, kes on siis tegelikult nüüd see vikerkaare põlvkond ja indiku põlvkond ja ka nende vanavanemad, kusjuures on niimoodi hästi salaja ärkama hakanud ja räägivad, et ma tegelikult teadsin seda ja räägivad, et nad ei saanud võib-olla sellest tol ajal nagu rääkida. Nad, et kui on selline julgustav nagu tugivõrgustik, siis ei ole see teekond üldse nii nagu keeruline ja paljudel noortel on just selline hästi suur avatus ja selline hästi tugev teadmine ja valmisolek, et nad tahavad nagu hästi vaimselt ennast arendada. Ja neis ei ole hirmu, neis on pigem põnevus. Nad juba nagu nad on valmis. Nad tahavad isegi kiiremini liikuda edasi oma teel, kui neil võib-olla keha järgi nagu jõuab tulla ja mõistus ja närvisüsteem.
aga kas sellised pragmaatilised inimesed võivad sellise asja ära tappa selles valguslapses? No tembeldatakse hullumeelseks, ei saadagi täpselt aru, võib-olla siis ega meil ei ole ümber ainult vanemad, võib-olla üks lapsevanem saab suurepäraselt aru, isa mitte võib-olla nii väga või siis vastupidi, eks ole, ma ei taha siin olla mingisugune laterdaja ja siis, aga siis on kõik see muu maailm on ju veel ümber, koolid, õpetajad, kõik sada asja, sa võid ju selle, mitte inimese ära tappa, võid selle tema sisemise, just nimelt, Anu, see on nüüd see põhjus, miks ei kõnni meil gümnaasiumist välja praegu siis avatud võimekusega ja nägijaid ja tunnetajaid lapsi, miks on hästi palju depressiooni näiteks noortes, miks on hästi palju sulgenud, just nimelt see kool ja see süsteem, see avaldab nii tugevalt mõju, kusjuures tegelikult ma ei ütle isegi, ma ei süüdistaks tegelikult isegi ainult ikkagi koolisüsteemi. Päris tõsiasi on see, et enamus lapse, kui ta sirgub nooreks, tema olemuse kujundamisest ja tema siis suretamisest või sellist nagu lukku panemisest, see on tegelikult lukku panemine, sa räägid, siis lähevad võimed ka kinni. See tundlikkuse kadu tekib tegelikult kodust hästi tugeval määral ja kui on kodust antud väga tugev vanemlik, väga teadlik kasvatus ja häälestus, et sa võid olla teistmoodi, näiteks las nad räägivad ümberringi, vali, kus sa mida räägid, jää endale kindlaks, jää oma sisetundele kindlaks, see on nüüd see teadlik kasvatus, millest ma räägin seal raamatus ja kuidas siis hoida seda lapse valgust, nii nagu Sirje küsis, et kuidas hoida lapse valgust. Kui on seda nii-öelda rakendatud ja lapsevanem on päriselt kohal olnud, siis võib ümberringi olla kas või vangla, võib olla süsteem ükskõik missuguste oma oradega. See laps jääb tsentrisse, ta saab hakkama elus suurepäraselt, tal jääb sisetunne ja oma sisemine teadmine ja intuitsioon jäävad alles kuni surmani. Sellised lapsed, kui antakse selline teadlik kasvatus kodust, siis need noored, nad saavad tegelikult väga suure kingituse vanemate poolt, nad ei eksle nii palju ringi oma valikutes. Nad ei vali 10 korda ülikooli eriala, nad ei ole uppunud, nad ei ole eksinud, nad ei leia, nad ei tunne, et nad on kadunud. Sest et muidu juhtub nii nagu sa rääkisid, et ta läheb lukku, ta eksleb, teda on treenitud ja õpetatud kuulama kedagi, aga mitte iseennast. Kogu aeg on keegi autoriteet ja kogu aeg on siis antud sisendeid käsuvormis, et nii ja teistpidi ja kolmandat pidi, aga kunagi ei ole küsitud lapselt või noorukilt, et kuidas sa ise tunneksid või kuidas sa ise sooviksid teha. Ja see on see, mida mina julgustan kogu aeg vanematel nii-öelda rakendama oma peredest, kellel on uusi energiaga lapsed, kellel on seal peale 2014. aastat sündinud laps, siis väga tõenäoliselt ta on uusi energiaga laps, eriti Eestis, siin Skandinaavia maades. Suunitleda ja õpetada oma last kasvama tundes, mis tähendab vaimus, vaim on tunnete kompleks ja kui laste nii-öelda suunata noorest east saadik, et ta kuuleks oma sisetunnet, mis tähendab igapäevaliselt väga paljudes kohtades nii-öelda lapsega sellist teadlikku kõnelust ja tema nii-öelda tunnete järgi küsimist, see on treening, see on intuitsioonitreening, see on täitsa eraldi nii-öelda lahter, mida siis nagu teha, siis see laps, ta on nii enesekindel, ta suudab oma potentsiaali rakendada mitte ainult sellisel määral, kuidas ta sündis, vaid see potentsiaal võimendub. Temas säilib meistripotentsiaal, see on kõrgem vorm ja ta on tegija laps siis terve elu. No aga milles see tema tegijaalus väljendub, et mis ta nagu suudab ära teha, et on ta nagu Harry Potter, et tal on mingi võlukepike ja siis ta saab mentoritest võitu või kuidas see on? Ütleme nii, et minu jaoks tähendab tegija suurs potentsiaal, kuna naised sünnitavad potentsiaale, mehed ja naised loovad potentsiaali, nad annavad võimaluse väga suurtele potentsiaalide sündida, siis minu jaoks tähendab väga teadliku kasvatuse vili seda, et see, kui ta on sünnipärane potentsiaal puhas, siis ta on säilinud ka noores eas rikkumata sellise potentsiaaliga. Vot see on suur asi, millest tuleks vanematele Nobeli preemia anda ja tunnustada seda last ka, et ta säilitab seda oma võimekust ja millest see siis võib väljenduda igapäevaselt. Nad on ju hästi andekad näiteks. Igas valdkonnas on need lapsed hästi andekad. Neil on isegi raske leida oma suundest, et ta jaoks on kõik nii lihtne ja et see andekus säiliks, see mitmetahulisus. Siis teiseks, nad on ju ülitundlikud, mis see ülitundlikkus tähendab, see on ju
see on peenenergiate suhtes ülitundlikkus, see on kogu maailma energiate suhtes selline ülitunnetuslikkus. See on peenenergiate nägemine, aga see on ka eluslooduse tajumine peenenergiate tasandil. Nad suhestuvad ümbritsevasse, mis tähendab ka elusloodusse, puudesse, taimedesse, loomadesse, inimestesse nii suure südame sellise armastuse ja avatusega, et kui me seda neile alles hoiame, siis see on südamlik inimene, ta on südamlik inimene, tema südamekanal on avatud, ta on kaastundlik inimene, ta on empaatiline inimene. Ta ei ole lukus, kinnise südamekanaliga inimene kipub, ta kaotab empaatiat kaotama, ta kipub empaatiatunnet kaotama ja nad hakkavad üksteise liiga tegema, siis on need piinamised ja haiged tegemised, niimoodi läheb see teekond. No aga me ju näeme seda praegu just, et metsa võetakse maha näiteks, see, mis meile hirmsasti südamevalu ju teeb. Et ja üldse see maailm on kuidagi täiesti hullunud, et see peaks ju neile kuidagi haiget tegema, et kuidas nad toime tulevad. Hästi huvitav, et korraliselt ütlen, et minult on hästi palju küsitud, et see maailm on hullunud, et mida nad siia otsivad. Kas teile on tekkinud sellist küsimust? Ja siis ma vaatan ja mõtlen ise ka mõnikord, et on küll sellise, tegelikult, mis me räägime nagu keelust aegadest, need kõik toimuvad praegu, eks, samal ajal. Aga nemad vaatavad ikkagi nii. Inimkond jääb ellu, ta tuleb välja, ta ärkab. Inimkond jääb ellu, ta läheb edasi, nad on alati läinud. Ja nad tahavad nii tulla oma võimekusega, oma võimetega, oma kõrgemate teadmistega, kõrgem teadmine muud kui siin kehastuses omatud koolitarkus. Nad tahavad tulla oma kõrgema teadlikkusega ja teadvusega anda inimestele need unustatud tõed ja saladused ja teadmised, mis on kunagi olnud algallikate inimesel. Inimolend on muidu väga võimekas olend. Et tema täiskasvanutel, kes on tavalised süsteemi inimesed, neil on võimekuse potentsiaaliliselt lukku pandud keha tasandil ja muidu me oleme väga võimekad nii-öelda tegelased kosmiliselt. Ja nüüd nad tahavad tulla siia uut platvormi rajama, uut keskkonda looma ja nad vaatavad, jah, nad seal märatsevad ja natukene kaklevad ja natukene viirust siin ja seal, aga nad ikkagi tahavad tulla, sest nad teavad, kui tähtis on läbi füüsilise keha tasandi ankurdada valgusteadvus maale kolmandasse mõõtmesse, 3. 5. mõõtmesse. No, me ei ole päris, tegelikult me ei ole 100% 5. veel. Me läheme nagu üle füüsiliselt 5. varsti, aga me ei ole 100% 5. kui seda on nagu räägitud. Ja selleks on vaja sündida. Selleks, et tuua valgusteadus mateeriasse, on vaja sündida keha tasandil. On ju, mõistate? Ja siis ta ankurdab selle oma kehastusega, oma valguse, ta on ise valgus, ankurdab siia maale. Ja nüüd kujutate ette, kui on väga palju suure valgusteadusega väikseid kehakesi, kui valgustatud on see pind, seda kiiremini liigume ka meie edasi oma nii-öelda õppetükkidest, mis on vaja inimestel lõpetada. Ütleme siis kogemustest, mis kas on praegu või ootavad ees. Siia hulka kuulub ka metsade mahavõtmine, mis on tegelikult ühisväljade lõhkumine. Et nad soovivad väga praegu väga võimekad lapsed, soovivad gruppidena, massidena, kuhu vähegi võimalik teadlikesse peredesse siis sündida, ikkagi selleks, et siia valgust tuua. Nad võiks nendesse kõige õudsematesse kohtadesse sündida ja nendesse hulludesse peredesse. Sinna tulevad need revolutsionäärid. Aga ma just mõtlen, vaata, me just paar saadet tagasi rääkisime sellest, et kuhu see maailm on, et aina korporatiivsemaks, aina jubedamaks meid valitseb mingisugune üks ja ahnus illuminaatide mingisugune väike seltskond. On väike seltskond, jah. Et mõnes mõttes nagu üks vaade tulevikule on niisugune täiesti õõva tekitav ja teine nagu sina ikkagi ma kujutan ette, et kui need lapsed siis saavad suureks, et kui palju toredam see see maailm on ju. See koht on siin elada, eks. Et mis see siis hakkab olema, et kas meil tuleb see kole tulevik, kui tuleb see ilus tulevik? Natuke aega tuleb koledat veel ja siis läheb ilusaks. Jaa. Kuna nendel lastel on sünnipärane kaasasündinud erakordselt siis selline tugev side elusaga, elusloodusega, teiste inimestega, siis nagunii nad hindavad seda elukeskkonda, kus nad on sündinud hoopis teistmoodi kui siis nii-öelda pimestunud inimene, kes võib-olla ei tea, mida ta teeb oma tegudega. Ja see maailm nii või naa muutub siis selliste valgusteadlikuste toel siis palju helgemaks tõesti.
mis ootab meid, mis tulevik meid ootab, kui ma olen vaatlenud inimeste just nimelt vaimset evolutsiooni, see võtab põlvkondi muidugi aega, siis ta liigub ikkagi järk-järgult sinna poole, mis ta on kunagi olnud. Te olete kokku puutunud kõrgtsivilisatsioonidega, kes on olnud maal kunagi hästi kõrgetes nii-öelda oma siis arengupiikides. No me liigume ikkagi sinna poole uuesti. Ja nüüd on üks aga, mis on praegu, vähemalt praegu, no viimased aastad ma olen jälginud seda, on ikkagi üleval selline info, et me ei lähe kõik kollektiivselt sinna nüüd tagasi looduse teekonda ja siis et kõik inimesed nagu ei muutu ikkagi 100%. Aga hästi huvitav on see, et vähemalt praegu näitab niimoodi, et on 2 suunda tekivad, et maal hakkavad eksisteerima 2 sellist nagu platvormi, mis on ühest kohast, inimesed ka muutuvad nii-öelda, ütleme siis kaastundlikumaks, südamlikus, rohkem vaimus. Vaimus olemine tähendab siis, et nad ongi avatud südamekanaliga, et kaob ära selline kannatust jääb vähemaks, katsumusi jääb vähemaks ja sellist hinnangud jääb vähemaks. Aga üks platvorm läheb väga tehnoloogiateed, kõrgtehnoloogiateed, kõik on hästi ära nii-öelda tehnikaga rikastatud. Ja siis on teine platvorm, seal tulevikus veel tekivad suurriikide ühinemised ja siis teine platvorm moodustub ühe väga suure riigi territooriumile koos kaasnevate riikidega ja see teine platvorm koos sealsete inimestega ja kultuuridega liigub hästi tugevalt siis ütleme siis kõrgtsivilisatsiooni teed ja sinna teisele platvormile, mis ei ole tehnoloogiaga siis rikastatud, nii nagu me näiteks teame Hiinas praegu. Sinna hakkavad sündima veelgi ja veelgi siis nii-öelda kõrgema potentsiaaliga väga erilised tegelased. Neid tekib 2 liini ja üks on hästi rikastatud tehnoloogiaga ja ka seal on elu nii-öelda rikkalik ja hea ja kõik on nagu külluses ja siis teine on selline inimese suhtes siis selline inimese üliolemust esile toov platvorm. Enam-vähem vist saite aru, eks? Et ei ole selline üks kindel suund, et kõik lähevad kuldajastusse. Ikkagi on näha, et tekib vana maailmapiir ja uue maailmapiir ja inimolendil esmakordselt praegu on see info, ma ütlen praegust, et nii palju muutub kogu aeg, on hästi tugevalt on sisse tulnud infot, et inimolendil saab olema siis valik, kus maailmas ta tahab elada. Need tegelikult midagi ei võeta ära. Hästi palju kardetakse, et ma jään ilma siis nendest hüvedest, mis on ju ühiskonnaga loodud. Aga kui paljud tänapäeva inimesed on nõus siis loobuma veevärgist ja minema siis selle askeetliku eluviisi poole, et tegelikult tekib sellist 2 hästi nagu tugevat siis platvormi kõrvuti, sest et tegelikult ka need jõud, kes on siis süsteemidega, nemad ka arenevad ja tõusevad. See on hästi huvitav. Nad ei jää nagu staatiliselt sinna, kus nad on. See oli väga meeldiv ja väga positiivne. See on minu meelest ka lõpploa, et ükskõik, et kumba ma siis valin, et mõlemas on tore. Ja, et meil on valik olemas, vastavalt inimesel on alati vaba tahe, kus ta tahab elada, aga päriselt tekib teine ruum tekib juurde. Ja see on midagi sellist, see on päriselt nii, et see on midagi sellist, mida kirjeldab Vladimir Megre oma Anastasia raamatutes, et tekivad sellised tugevad valguskülad, kus on see paradiisi oaas, see armastusatmosfäär, need lapsed tahavad saada armastusatmosfääri ja mis see armastusatmosfäär on, see on hästi tugev energeetiline ruum ema-isa vahel perekonnas, mis hoiab kinni sellist välist müra ja sellist mõjutust ja selliseid nagu ebasoodsaid võnkeid, sellist ühiskonna välismaailma müra. Aga asi on selles, et siin meie maal on nii palju erinevaid energiavorme, kes on siis ju tegelikult eksisteerivad ja neil on ka õigus, neil on päriselt antud galaktsid näiteks õigus eksisteerida, et nad ei lähe siit kuhugi veel niipea, aga nad otsivad ka viisi, kuidas harmooniliselt elada nagu meiega, lihtsalt me tuleme ühest duaalsest keskkonnast välja ja elame siis nagu koos siis teiste eluvormidega. Lõpuks see on niimoodi, et ma olen käinud hästi palju astraalselt tulevikuruumides vaatamas ja see on nii hämmastav, kui selgelt võib nagu näha ja saada infot, mis päriselt realiseerub. Ja nii huvitav on see, et seal on, et kui tulevikku vaadata, siis see on umbes 700 aastat praegusest, kus on niimoodi, et inimene elab tänaval koos
täiesti teise nii-öelda ka inimesega, kes on nagu täiesti täheinimene, no nii tugevalt, et on näha nagu näojoontest, et ta on nagu galaktilist päritolu ja seal ei teki mingit rüselust, mitte midagi. Kõik võtavad lihtsalt nii, et see on selline koht, kus me elame ja nad ei torgi üksteist. Et siis nii ei teki, et mingid, meil on siin nüüd, ütleme, selline Aasia, Euraasia on näiteks unusta ära ilusilmad, neegrid ja Aafrika on mingisugune teine, et tegelikult me oleme kõik segamini nagu täpikesed ja Siirje kallis, ma saan aru, meil aeg saab lihtsalt otsa ära, isegi rohkem mitte ühtegi küsimust. Tõmba kuidagi see kokku, see oli nii ilus, mis sa ütlesid, et see, mis meid praegu võib-olla natukene ärritab ja noh, et inimesed ongi erinevad ja inimesed... Mina olen ainult vaimustatud sellest. Ei, paljud on vaimustatud, et see on nagu see kaob üldse, kogu see probleem kaob nagu maa pealt, on pühitud. Kahjuks küll alles 700 aasta pärast Siirjekene, sellest meid ei ole. Juhtuvad lähemalt need asjad ka 300 ja nii hästi suured muutused tulevad, väga suured muutused tulevad. Ma isegi võib-olla ei keskenduks neist muustustele, vaid ma ütleksin seda, et need algab palju varem, et siin ei pea ootama 700 aastat. Meie eluajal siis? Ja meie silmad näevad päris palju asju. Hästi huvitav, tegelikult on väga põnev. Aga ma ütleksin seda, et selline uue maailma saabumine, mis tähendab kõik seda, mida me kirjeldasime, et on kannatuse vaba ja koos harmooniline elamine loovas energias. See saab aset läbi praeguste põlvkondade, see leiab aset läbi praeguste põlvkondade. Ja kui ma ütlen, et sünnivad massiliselt siis väga tugeva valgusega armastavad lapsed, siis tegelikult võime öelda täiesti selgelt, et uus maailm sünnib läbi, naine sünnitab uue maailma. Ja siin on teadlik koosloomine mehe ja naise vahel. Aamen. Ära esitu rohkem mitte ühtegi küsimust. Ma saan aru, et on nii kohutavalt. Aga Mari-Liis, väga täname sind ja kas see raamat nüüd on siis ikkagi tulnud müügile ja see on praegu saadaval? Ja see on maikuusest alates on see müügile. Et siin ma keskendungi just teadlikule kasvatusele, et lapse võimedes julguks ja need lukku ei läheks ja et kes tahab lisa teada, kes on sellest teemast põnevil, siis hankige see raamat endale. Aga aitäh sulle, Kalliken. Aitäh, Anu ja Sirje. Ja meie kohtume teiega juba järgmisel neljapäeval. Aitäh!